Tere taas võtisõbrad! On uus päev, mis tähendab omakorda uut Corneri osa, kus käime teiega üle viimase päeva värskemad jalkauudised. Suure pommuudisena on Barcelona üks põhimeestest ühtäkki nõustunud liituma hoopiski PSG-ga. Kes see küll olla võiks? Liigume edasi meie uudiste sektsiooni juurde ning peatselt saate juba teada. Ousmane Dembele on öelnud oma jah-sõna PSG-le, teatab Fabrizio Romano. Prantslane on Pariisi klubiga kokkuleppele jõudnud 5-aastase lepingu osas ning PSG saatis Barcelonale isegi ametliku kirja, et klubi oma pakkumisest teavitada. Nüüd üritatakse tehing lõpuni viia. PSG peab mehe eest välja käima 50 miljonit eurot, sest see on Dembele hetkene vabastamisklausel. Pool antud tasust läheb mängijale endale ning tema agendile. Eesti koondise ründaja Rauno Sappinen pidas oma esimese ametliku mängu uue koduklubi Jeruusalemma Hapoeli eest. Ta kuulus põhikoosseisu ja mängis 70 minutit. Kui Sappinen välja vahetati, oli Jeruusalemma Hapoel oma esimeses Iisraeli liigakarika alagrupi matšis Tel Aviv Hapoeli vastu 0-1 kaotusseisus. Tänu viimase minuti väravale teenis Sappineni tööandja lõpuks 1-1 viigi. 36-aastane Uruguay ründaja Edison Cavani pühkis Euroopa klubi jalgpalli tolmujalgadelt ja naasis Lõuna-Ameerikasse, lüües käed Argentiina suurklubi Boca Juniorsiga. Cavani sõlmis Boca Juniorsiga lepingu 2024. aasta lõpuni. Ta hakkab uues koduklubis kandma särki numbriga 10. Portugali jalgpallitäht Cristiano Ronaldo sattus Araabia klubide meistrite liiga mängus Al-Shababi vastu tähelepanu keskpunkti, mitte kõige positiivsemas valguses. Ronaldo koduklubi Al-Nasser kohtus reedel Al-Shababiga. Kohtumine lõppes väravateta viigiga. Kuigi Ronaldo sekkus mängu hilisemas faasis ning saatis mõni hetk hiljem palliga juba vastaste väravavõrku, siis tühistati see suluseisu tõttu. Ronaldole see hinge ei mahtunud ning pärast kohtunikuga pikalt vaidlemist oli mees silmnähtavalt endast väljas. Isegi pärast kohtumise lõppu ei olnud Ronaldo veel rahulikuks muutunud ja tema viha sai omal nahal kogeda õnnetu kaameramees, kes ründajat parasjagu filmis. Kõigepealt käskis Ronaldo operaatoril eemale minna ja kui viimane selle peale ei reageerinud, pritsis portugaalane teda veega. Mauricio Pochettino tüüris eile Chelsea Premier League'i suvesarja võiduni. Kui hooajaeelse turniiri võit, kindlustati 2-0 võiduga Fulhami üle. Sinisärgid võitsid antud turniiril 3 mängust 2 ning viigistasid 1. Turniiril osalesid lisaks Chelsea'le veel mitmed Premier League'i klubid. Kolumbia jalgpallikoondislane ning 2004. aasta MM-i parim väravakütt on otsustanud sõlmida lepingu Brasiilia kõrgliiga klubi Sao Pauloga. 32-aastane Rodriguez liitus eelmisel aasta septembris 47-kordse Kreeka meistri Pireose Olympiakosega, kuid ta vabastati klubist selle aasta aprillis. Pärast 3 kuud vabaagendina on mängija otsustanud klubikarjääri jätkata nüüd Brasiilias. Austraalias ja Uus-Meremaal peetaval naiste jalgpalli MM-il kirjutas ajalugu Maroko keskkaitsja Nouhail Benzina. Maroko avas MM-il võiduarve, kui 1-0 oldi üle Lõuna-Korea naiskonnast. Aafrika naiskonnale tõi võidu Ibtsim Yaridi, kes suutis mängu ainsa tabamuseni jõuda juba 6. minutil. Lisaks värava autorile paistis eredalt väljakul silma ka Maroko keskkaitsja Nouhail Benzina. Nimelt sai temast esimene MM-il mänguaega teeninud jalgpallur, kes väljakul olles hidžaabi kandnud on. Tegemist on moslemi naiste pearätikuga, mis jätab näo nähtavale, aga katab juuksed ja kaela. 4 suve tagasi maailma ühe kallima ülemineku sooritanud Eden Hazard kaalub karjäärile joone alla tõmbamist. Belgia jalgpallitäht siirdus 2019. aastal Londoni Chelsea's 100 miljoni euro eest Madridi Reali ning kõik näis tema jaoks suurepäraselt minevat. Kahjuks tabasid meest Hispaania suurklubiga liitudes kohe erinevad vigastused ning samuti ka kaaluprobleemid. Kõik see on viinud selleni, et osapooled otsustasid suvel lepingu enneaegselt lõpetada. Hazard poleks kuulunud Reali peatreeneri Carlo Ancelotti tuleva hooaja plaanidesse ning nõnda soovis ta uusi väljakutseid. Samas on viimaste leidmine osutunud oodatust keerulisemaks. Nimelt pole Hazard saanud ühtegi sobivat pakkumist. Temast on huvitatud olnud mõned Belgia ja USA kõrgliiga meeskonnad. 32-aastast jalgpallitähte pole need klubid liiga palju huvitanud. Hazard pole veel lootust kaotanud ning ta ootab pakkumisi suve lõpuni.
kui ta ei peaks uut mängu paika leidma, siis võib ta Hispaania väljaande Diario AS teatel karjääri enneaegselt lõpetada. Tänud meie tänast episoodi vaatamast ning loodame teie arvamusi täna arutatud teemadel kohata juba kommentaariumis. Muidugi oled oodatud ka antud episoodi laikima ning sõpradega share'ima võimaluse korral. Kohtume peatselt taas!